Tere, Yoko! Tere! Esiteks, aitäh, et sa leidsid aja. Ma tean, kui väärtuslik on aeg ja kui tähtis on, ma hindan kõigi aega, nii et väga ilus sest, et sa oled siin ja istud. Ma püüan sind tutvustada ja ma alustan kõige olulisemast. Sa oled 4 lapse ema. Jaa. Sa oled arhitekt. Ma ise valin järjekorra. Sa oled Riigikogu liige. Sa oled jooga treener. Sa oled aitanud avada restorane. See ei ole sinu jaoks võõras. Kuidas see kõik on võimalik? Et meil on kõigil täpselt ühepalju aega. Minul, sinul, kogu sellel meeskonnal, et kuidas nii palju? Ma arvan, et need on kõik sellised rollid, tiitlid, mis sa ette lugesid, et see kuidas võib-olla sellele küsimusele pigem vastab see, et minu harjumuseks on alati olnud edasi areneda. Ja samas ma arvan, et ma olen ikkagi läbi elu püüdnud vastata küsimusele, kelleks ma tahan saada. Ja võib-olla hiljuti jõudnud tõdemuseni, et tahan saada iseendaks. Ja need erinevad rollid on siis meile inimestena lihtsalt vahendid, kuidas liikuda ühest küljest endale lähemale ja teisest küljest siis kuidagi vahendada ka mingit kvaliteeti, mingit headust ühiskonnale, teistele. Ma küll panin need mis sa oled teinud oma järjekorda. Millises järjekorras nad on sinu jaoks, et kellena sa eeskätt ennast näed? Mis roll on sul siin? Ma võib-olla ei omistagi tegelikult nendele asjadele niivõrd tähtsust, sest ma olen saanud ka selle kogemuse elus, et kui sa lähed nendele rollidele või nendele mingitele positsioonidele liiga palju tähtsust omistama, siis sa võid saada tegelikult päris ka kõvasti nagu vastu näppe, sest et tihtipeale tegelikult on see hoopis mingi muu tee, kus sa saad seda oma eesmärki täita, et võib-olla olulisem on inimesena siis otsida neid väärtusi, mis sind edasi kannavad, mis on oluliselt määravam kui see roll, kus sa neid teed. Et loomulikult täna minu jaoks on väga oluline roll Riigikogu liikmena, sest see on see, kust ma saan palka, kus ma olen andnud hulgale inimestele lubaduse neid esindada. Ehk siis loomulikult on see töö mõttes kõige olulisem. Küll aga nüüd, kuidas seda rolli täita, see on omaette väga lai ja see on võib-olla see, mida ma selle töö puhul ka kõige enam hindan, et loomulikult seadusloome on, eks ole, selle töö kõige olulisem väljund, aga tegelikult sisaldab ta nii palju enamat. Sa mainisid muidugi ka minu peret, et isiklikult on see muidugi minu jaoks kõige olulisem, et selles ei ole üldse mingit küsimust, et minu teine pool ja minu lapsed, see on ka mina. Kui ma ütlesin nagu 4 last, ma mõtlesingi tegelikult selle all perekond, aga see on, ma arvan, see on üks keerulisemaid töid, sest ma ise küll ei ole lapsevanem, aga mu õelapsed ja ma vahel hoian neid ja möllan nendega ja neid on vähem. Ja see üks päev on juba selline äge kaas. Aga kindlasti oled sa valinud need ülejäänud asjad, mõtlen, kui jätame praegu poliitika ja Riigikogu välja, siis ülejäänud asjad just, et kas sa tunned seal ennast mugavalt või pigem sa tunned ennast seal ebamugavalt ja sa oled valinud need keskkonnad ja kuidas sa leidsid jooga näiteks, mis juhtus? Jooga võib-olla minu jaoks, jooga üks tähendus või kuidas üldse, mida jooga inimeste jaoks tähendab, võib-olla mõnel inimesel tuleb pähe pilt, mingi Instagrami foto, keegi kaunis
mees või naine mingisuguses peenes poosis, eks ole. Aga mis on tegelikult jooga üks definitsioon on liikumine sinna, kus sa veel ei ole olnud. Mingisugune nii-öelda sammuline areng on jooga üks tähendus. Jooga teine tähendus, väga otsene, ka keeleline tõlge on ühendus iseendaga, ühendus selle muutumatuga, mis meid kõiki inimestena seob, mis on meis kõigis ühine, et jooga filosoofia kohaselt on olemas nii-öelda see maailma osa, mis pidevalt muutub, mis on kõik füüsiline, kõik meie enda tunded, koroonaviirus, mis iganes, eks ole, aga siis on olemas ka miski muutumatu. Mõni võib-olla tahaks seda nimetada jumalaks või jumalikuks, teine ei taha, seda ei pea tegema, eks ole. Midagi meie sees on ikkagi, mida me adume kuidagi, mis justkui on alati vaatamata ümbritsevatele sündmustele ja ka meie mõtetele, tunnetele ikkagi olemas, eks ole. Ja kuidas ma selleni jõudsin, et just jooga, mind on see alati, nii kaua kui ma mäletan ennast teadliku inimesena, ma olen alati olnud huvitatud mingist arengust, mingist edasi liikumisest. See on mul ka loomuomane, ma ütleks isegi. Esimest korda päris niisugusesse nii-öelda traditsionaalsesse joogatundi ma sattusin keskkooli ajal. Üldiselt olin ma üsna ebasportlik noor. Kahjuks ma suhtusin sportlastesse väga suure üleolevusega nooruses ja tegelikult ei ole jooga muidugi ka sport, nii et see ei ole võib-olla üldse oluline, aga tihtipeale inimesed ikkagi jõuavad läbi keha sinna, eks ole. Nii, nad tahavad saavutada mingisugust vormi, ja see on ka loomulik, sest et füüsis tulebki enne, eks ole. Füüsist on lihtsam nagu meie esimene mulje tekib ka tihti füüsise põhjal, eks. Ja edasi oli hästi oluline minu sellel jooga teekonnal need samad 4 last, rasedused, see, milline uus olukord, kuidas sa pead ikkagi hakkama tegelema selleks, et anda see uus elu, eks ole, et sellest hoolitseda ja ka see raseduse protsess, sa pead olema nagu ikka väga endaga kontaktis, et see kõik toimiks, eks ole. Et sa saaksid seda teist elu aidata tulla, pead sa olema väga nagu endaga rahujalal, ma arvan, et siis ta tuleb nagu niimoodi mõnusamalt, eks ole. Et kindlasti need rasedused panid mind joogat tõsisemalt võtma ja edasi mõnes mõttes võib-olla selline uus etapp oli jällegi see, kui ma siis oma nii-öelda selle tööalase karjääriga rohkem hakkasin tegelema, siis ma tundsin, et mul on vaja jällegi seda tasakaalustamaks on mul vaja väga seda nagu endaga tegelemise poolt ja sealt siis ma hakkasin ka õppima seda nii-öelda jooga õpetaja ametit, et ma tegelikult praegu koolitan ennast edasi, ma olen küll omandanud kõik need nii-öelda vajalikud diplomid, aga ma ikkagi, see on nii nagu lõputu protsess, et ma õpin edasi klassikalist Krishnamacharya liini klassikalist joogat, mille teine pool, mida ma samuti siis edasi õpin, on joogateraapia. See on selline hästi nagu individuaalne, et ega algselt ajaloos joogat ei tehtud ka grupitreeninguna, vaid ikkagi üks ühele. Et see on osa minu enda arengust, ütleme, et mulle meeldib, esiteks see on imeline arvamus, mulle meeldis see, kuidas sa ütlesid, et see ei ole, kui sa ütlesid, et see ei ole sport, ma olen endine sportlane. Ma olen teinud üle 500 fighti, nagu inimesega võidelnud, et öeldakse fight. Ja kui ma käisin joogas, siis ma tundsin, et ma ei ole piisav, ma ei paindunud, ma ei suutnud nendes asendites olla, mul oli valus, kuigi ma arvasin, ma olen atleet ja siis ma lihtsalt vaatasin neid naisterahvaid, kes nagu kassid käisid seal mööda põrandat ja ma lihtsalt kukkusin sinna, et enne treener vaatas ja kõik muigasid. Siis ma sain aru, mul oli samamoodi, et ma taastusin operatsioonist ja kasutasin seda tööriistana lihtsalt, et saaks mõtted mujale. See on sport, sellel on hästi, ta on äge. Ta paneb sind ennast ületama ja jälgima ennast iga päev, kuidas sa liigud kogu hästi väikeste sammudega selle nii-öelda mitte täiusliku poosini või täiusliku asendi, aga sinna lähemale. Sa ei saa seda niikuinii kunagi kätte.
No mina pigem ütleks sulle võib-olla nii, et jah, sa oled piisav. Seda küll, aga see nägi välja, et kui... Et selles mõttes vaata, ega see ka nagu jooga, mida tehakse tihti nii eriti võib-olla spordiklubides, ka nagu joogaklubides, see võib mõjuda inimestele vahel ka üsna laastavalt. Et ega joogal on nagu selline väga tugev mõju, et aga tegelikult, kui ikkagi jääda nagu jooga sellistele algtõdedele truuks, siis jooga ei tohi kunagi lõhkuda ega tekitada sinust tunnet, et sa ei ole piisav. Et vaata, sellepärast ongi see üks ühele asi, eks ole, et kui sa lähed joogaõpetaja juurde, kes vaatab sinu keha, sa räägid talle, et sa tulid operatsioonilt, sa oled teinud neid võitlusi, sul on mingisugune kontseptsioon enda kehast ja enda vaimust, siis ta oskab valida sulle sellise kava, kus sa saad, jooga eesmärk tegelikult on puhastada, eks ole, puhastada nii füüsilises kui vaimses mõttes, eks ole, et pigem võib-olla õppida ikkagi tundma, et ükskõik kus ma olen piisav, mis ei tähenda seda, et ma ei võiks edasi areneda. Mul ei ole sellega isiklikult probleemi, sest need 500 võitlust on õpetanud. No kindlasti. Esimesed 2 olid kaotused ja siis ma lihtsalt läksin edasi ja sealt ikkagi ma olen hea õppija, ma olen hea kaotaja ja hea õppija just sellepärast, et elu on sport õpetab tohutult. Kindlasti. Äge. Kui ma küsiks su käest midagi sellist, et mis on see, mis paneb sind hommikul ärkama, tegema neid asju, mida sa teed, mis on see, kus sa tunned, et ma täna lähen ja teen? No, enamus hommikuid, üldiselt ma olen hommiku inimene ja ma üldiselt väga armastan hommikuid ja mis seal salata, hästi tore on, kui need hommikud algavad ikkagi sellega, et mu abikaasa on minu kõrval. Et kindlasti see on minu jaoks väga oluline ja järgmisena tulevad lapsed järgemööda hommikust, tere hommikust ütlema. Aga lihtsalt see inimeseks olemise võimalus, et ega rohkem ei olegi vaja, see on nagu väga suur võimalus, mis meile on antud, et võimalus püüda veel enam mõista, et miks me oleme sellised, nagu me oleme, miks maailm on selline, nagu ta on, et ma olen küll olnud ka elus nagu sellistes keerulistes olukordades, aga mul ei ole kunagi tekkinud seda küsimust või seda tunnet hommikuti, et mõttetu. Mitte kunagi. Mul on alati nagu, ma ei tea, minu meelest inimeseks olemine on meeletu kingitus. Me unustame ära sellest, me saame iga päev olla inimesed ja siis me unustame ära. Ja me võib-olla ei testi enam. Meile ju tegelikult meeldib see, meile ei meeldi need asjad, mis meile antakse, ehk päev on meil lihtsalt antud. Meile meeldivad need asjad, mille eest me peame võitlema ja siis see mentaliteet, et ma hommikul olen tänulik selle eest see ongi õige. Kas või võtta nagu ärgata oma voodis, nagu oma tekk, oma padi, jumala eest, isegi kui sul ei ole seda teist poolt seal kõrval, juba see tekk võib olla nii hea, et vaata, kui palju me nagu ka julgeme nagu sellel praegusel hetkel kas me juba mõtleme selle peale, ma pean minema siia, sinna, tegema seda, eks ole. Või me ikkagi nagu näeme seda hetke nagu võlu ka, eks ole, vahel harva. Ja, seda enam ma hindan su aega siin, sest palju on kindlasti teha. No vaata, aega ei ole ju kellegile, aega ei leita, kõigil on 24 tundi ööpäevas, et aega võetakse ja ma arvan, et väga oluline ongi võtta seda aega nende asjade jaoks. Sa ütlesid ka, sa teed seda võib-olla ise enda jaoks, eks ole, et me saamegi teha asju läbi selle enda filtri, et kui me ise valime neid asju, mida me teeme, me teame, miks me neid teeme, siis me saame neid asju teha ka hästi, eks ole, ehk siis me saame teenida ühiskonda, me saame midagi tagasi anda. No, sa viitasid väga õigele asjale, et miks see meeskond 6 inimest seda teeb, on mitte sellepärast, et mis me sellest täna saame, vaid kelleks see meid muudab peale kõiki neid ägedaid vestlusi imeliste inimestega. Ma ikka sihin natuke sügavale, kui sa peaksid tooma välja ühe harjumuse,
mis on elus sind viinud, aidanud sind edasi või viinud, pannud sind olukordadesse, kus sul ei olegi nii lihtne olla, on keeruline ja sa oled ka õppinud ära, et selles kohas, sellel ajal viibides koht on arenenud teen. Mis see harjumus võiks olla? No ma arvan, see harjumus, loomuomane harjumus küsida, mida see olukord mulle õpetab, mis on see õppetund, mis siin on minu jaoks peidus, kus ja mitte otsida väljast neid põhjuseid, vaid ikkagi otsida neid, võib-olla see suhtumine, et meie ei saa niivõrd mõjutada, mis meiega juhtub, kuivõrd me saame mõjutada ikkagi rohkem siis seda, kuidas me asjadele reageerime. Et on olukordi, mis meiega juhtub justkui meie enda tegudest vahel tundub, et sõltumata, eks ole. Küll aga mul on ikkagi alati olnud mingi selline aimdus, et need asjad on juhtunud, sest meil on vaja sellist õppetundi, eks ole, et võib-olla see eneseanalüüs, tundlikkus selle suhtes, mis toimub meie ümber, mis toimub meie sees, minu sees, võib-olla see harjumus, et küsida ja lõpuks on ka ikkagi võib-olla harjumus, mida ma olen hakanud nüüd, kus ma võin öelda, et võib-olla ma olen enam-vähem nagu täiskasvanuks saanud viimasel ajal, aastal. Jah. Mul võttis see nagu kaua aega, ehkki ma nagu vormiliselt pidin hästi vara hakkama nagu üksi endaga hakkama saama, aga tegelikult ma arvan, et võib-olla nüüd siin viimasel ajal just, et ikkagi ka see usaldus elu vastu, see on nagu hästi kasulik harjumus, kui seda kuidagi varem ma arvan, minus oli nagu hästi selline nagu sõjakomandör peidus, kes ütles, et sa pead alati selline perfektsionism, eks ole, kõik need asjad. Et võib-olla nüüd siis ma vaatan asjale nii, et inimestena meie saame teha oma mõõduka osa. Me saame teha seda nii hästi, kui me oskame. Me saame oma teod pühendada sellele, et maailm oleks parem paik. Aga me ei saa nii-öelda üksi oma kahe käega minna mingisugust kurjuse madu tapma, eks ole, siis me pigem teeme endale liiga, et me peame ka usaldama seda, et elul endal on oma käik, eks ole, ja mitte võib-olla, sest muidu, kui meil ei ole seda usaldust, siis on hirm, eks ole. Ja hirm on hästi nagu kammitsev jõud, ma arvan. Hirm tapab kõik, ta tapab head mõtted, paneb head kinni, suhted. Eks ole, jah. Paneb täitsa kinni ja sa ei saa nagu edasi liikuda, et hästi selline, mulle meeldib see vahet tegemine, et on nagu ärevus, mis tahes-tahtmata käib elu juurde, kuna elus on, eks ole, kitsaskohti ja selliseid keerulisi situatsioone, aga see on meie teha, kas me sellesse ärevusesse jääme kinni ja laseme sellel muutuda hirmuks, ehk siis nagu punnime vastu, või siis me ütleme endale, et tõesti nüüd see olukord tekitab minus ärevust. Saame aru, aga siis leiame kuskilt selle usalduse, et siit on võimalik läbi minna. Ja siis saame nagu sellest, siis me ei muuda seda ärevust võib-olla hirmuks. Ja, hirm on tegelikult tööriist. Kui poleks hirmu, siis... Jah, kindlasti. Aga ma arvan, et on oluline teha nagu see vahe, et ta selles mõttes on tööriist, et temast tuleb nagu läbi minna. Ja, kindlasti. Et temasse kinni jääda, siis ta on lihtsalt nagu kinnine uks, eks ole. Mida ma olen aastatega ka koolides rääkides saanud aru, et kui sa midagi ütled, siis peab selgitama, sest inimesed su pähe ei näe. Kui ütled, et hirm on tööriist, siis kõik mõtled, et ma nüüd kardan, siis on okei. Pigem on see, et ta on üks osa sellest keemiast, mis su peas toimub, kui sa võtad uue asja ette, sest ega edu tavaliselt seisnebki selle taga, kus sinu idee kohtub hirmuga ja nüüd on, kas sa edukas inimene läheb siis edasi ja teisalt teine pool siis läheb peitu ja mõtleb, et vist ei olegi õige aeg. Ma just ise täitsin ühte listi, kus ma pidin kirjutama kõik asjad, miks ma olen täna siin, kus ma olen, et miks ma ei ole kaugemal või miks ma olen nii kaugel ja siis ma täitsin selle listi ära ja see inimene, kes seda üle vaatas, et hästi kirjutatud,
sa kirjutad erakordselt hästi, aga siin üks oluline punkt puudu. Et sina ise. Siis ma mõtlen küll nii, aga ma ei kirjutanud üles, et kui ma süüdistan kas riiki või süüdistan ilma või süüdistan minu ümber olevad inimesi, siis kõike seda saan ma ise reguleerida. Me ei ole puud, meil ei ole juuri all, me saame vahetada oma postiaadressi põhimõtteliselt paari päevaga, kus me elame. Me saame vahetada riiki, me saame vahetada usku, me saame vahetada, õppida uusi keeli. Aga tihti me enamus inimesi käitub nagu puu. Ma ütlen, ma olen siit pärit, ma jään siia, sest minu juured on siin. Ei ole, see oli ühe projekti raames, kus oli see, et mis inimene sa oled, kas sa oled eestlane või sa oled maailma inimene, aga samal ajal eestlane. No vaat, see on hästi huvitav, et sa tood selle puu analoogi sisse, sellepärast, et ma olen ka sellega just viimase aasta jooksul hästi palju selle puu kujundi peale mõelnud ja juured ja puu kui nii-öelda tugev, eks ole, sümbol ja et kas juured tähendavad seda, et kas see on seotud sinu nii-öelda füüsilise asukohaga? Ma arvan, et ei ole mõnes mõttes seotud. Et see, kui inimesel on juured, sellel ei ole nagu midagi pistmist sellega, kas ta on nagu paigal selles mõttes, et see, et inimesel on juured, see tähendab tegelikult seda, et tal on olemas see usaldus elu vastu. Et ma arvan, mina olen olnud pikalt pigem selline puu, mis on hästi sirge, hästi tugev, aga just nimelt võib olla üsna nagu selline vaata nagu kuusk, eks ole, mille juured on, eks ole, nagu sellised, eks ole. Ja kui tuleb tuul, eks ole, ja see tüvi on hästi tugev, eks ole, siis tahes tahtmata nagu see asi kukub, eks ole, ümber, et ikkagi jah, et ja võib-olla ka see, et sa kasvatad ennast hästi tugevaks, et sa nagu kas või surud selle hirmu maha, eks ole, lähed läbi, teed ära, sa pead olema tugev. Ja need kvaliteedid on mind elus väga palju seni teeninud, eks ole. Aga mingi hetk nad enam ei teeni sind, eks ole. Et kui sa leiad ikkagi selle, et sa võid usaldada elu, siis sa leiad võib-olla sellise uue nagu paindlikkuse, et võtame kas või mõne teistsuguse puu, eks ole, mis ajab oma juured ikkagi nagu hoopis teistmoodi ja võib-olla on ka see latv saab liikuda palju rohkem, eks ole. Et sa võid minna... Meil on ikkagi see võimalus ka maailmas, kui sa tõid selle nagu rahvuse ja selle teema, et sa võid minna kuhu iganes, otsida, eks ole, see on vana klišee, et otsida ennast või otsida seda kõige paremat ravimit nagu lasteraamatus või ja siis leiad selle kummelidee oma kodu ukselt, eks ole, et see nagu... see, kuidas see füüsiline ja vaimne nagu seotud on, see on ikkagi selline müstika, eks ole. Et tegelikult ma arvan, et Eesti on imeline koht ja õnneks on meil siin juures ka vabadus minna ja tulla. Yeah. Me ei oska hinnatagi seda, sest ajad on olnud teistsugused. Absoluutselt, ma ei tea, sa oled ilmselt muust noorem, ma arvan, natuke noorem, kui ma vaatasin tegin uuringut su kohta paar nädalat tagasi, enne kui ma sulle kirjutasin, siis ma panin täiesti puusse su vanus. Ma arvasin, et sa oled kindlasti minust noorem ja siis ma vaatasin, sa näed mega hea välja. See on tõenäoliselt nende kõikide... See on mu laste teenevad ja lapsed hoiavad inimest noorena. Nad kõik, mul on 2 poega, 2 tütart ja nad lihtsalt, vaata, sa saad kõik teada neid noorte ägedaid asju, et kui sa oled ise selleks valmis. Kui sa oled selleks valmis, absoluutselt. Kui sa lihtsalt mõtled, et issam, mis jura nad ajavad, siis sa jääd sellest tohutust võimalusest ilma, eks ole. Et mina küll õpin oma lastelt kogu aeg. See update on väga oluline. Update on väga oluline. Ma toon alati näite siia, et kui arvutit pead update ima, siis iga kord on hirm. Et kui ma selle update teen, miski ei tööta pärast. Või midagi läheb untsu. Teed ära ja siis mõtled, ilma selle update'ita poleks võimalik olnud edasi elada. See oli nii vana. See on väga hea analoog minu meelest, et vaata ka nende harjumustega, eks ole. Et
me ju 100% harjumused juhivad meid. Niivõrd raske on, eks ole, neid harjumusi muuta ja seda ütlevad ju juba ka, eks ole, ajuteadlased, et aga samas, mis on fantastiline, et need muutused on võimalikud, et ajus on ikkagi see neuroplastilisus olemas, eks ole, sa saad neid uusi radasid sinna sisse käia, et ehk siis uusi harjumusi lisada. Ja võib-olla siis need vanad lihtsalt kukuvad ära, et sa ei pea midagi maha kustutama, eks ole, sa ei võta ka, kui sa update'i teed, sa ei kustuta ükshaaval mingeid programme ära, eks ole, vaid sa paned uue tasemele ja töötad nendega, eks ole. See on väga hästi öeldud, see on mega hästi sõnastatud. Ma tunnen, et meie formaati, täpselt seda me püüamegi siin. Sinna tuli linnuke praegult. Kui sul oli selline tunne. See on hea mõte, et me ei kustuta vanu asju ära, vaid kas nad aeguvad üks hetk? Ja, sest me kardame, vaata, võib-olla see ongi midagi, me oleme tegelikult ju samastanud ennast nende vanade harjumustega. Need loovad meile justkui turvalisust, eks ole, et ma olen harjunud võib-olla võtma selle klaasi veini iga õhtu, et kui ma nüüd ei võta seda, mis must siis saab, eks ole. Aga kui sa selle asemel leiad mingisuguse uue harjumuse, ma ei tea, kas või ostad mingisuguse huvitava hea tee või mis iganes, eks ole, siis võib-olla iseenesest kaob see vana sealt kuidagi. Sa oled see, mida sa teed ja mida sa oled kogenud, aga Nadi, kui sa läheb aasta mööda ja oled sama. Et minust see on hirmutav lausa. Vaata, me ei ole tegelikult, meil võib olla selline illusioon, et me oleme samad. Tegelikult ma arvan, et me kunagi ei ole, eks ole, et see on ikkagi nagu see jõgi, mis voolab. Küsimus on, kas me tahame teadlikult ise kuidagi kujundada seda, kuidas me muutume ja millises suunas. Muutume me nagunii, nagu Keter-Jaani laulab, eks ole, me kõik jääme vanaks, eks ole. Et see on asi, mille muutumine on lihtsalt kõige selle ühe poole maailma olemus. Aga seal juures on minu meelest väga oluline teadvustada ka, et on miski, mis ei muutu. Et seda uurida võib-olla natuke ka, et see annab ka seda usaldust ja turvalisust mõnes mõttes, et kui kõik muutub, siis inimesel nagu ka kaob võib-olla see pidev punkt nagu ära. Mul on jäänud endal selline mulje, et kui inimesed, me vananeme, kõik jääme vanaks, siis kui sa väärikalt vananed, siis sa justkui nagu ei vanane. Senikaua, kuni sa võitled tohutult selle vastu, siis sa võib-olla vananedki kiiremini. Et sa väärikalt võtad iga päeva nii, et tahad endast parem versioon olla ja parem versioon on 1%. 0,02% parem on ka parem. No vaata, aga võib-olla teadlikumalt. Jah, see parem. Ma olen ka hästi palju näinud sellega vaeva, et nagu see meeletu sooritusele orienteeritus. Ma saan aru, et sa ei mõtle seda sellisena, aga võib-olla meie kuulajad või vaatajad võib tekkida selline arusaam, nagu me tahaksime õudselt nagu pürgida, eks ole. Et ma arvan, et see on ka hästi nagu, see võib olla ka ohtlik mõnes mõttes. See on ohtlik. Et tuleb ikkagi olla ka nagu enda vastu nagu sõbralik ja selline hell ja mitte nagu võib-olla just võtta nagu see arusaam, et ma olen piisav, et kust see saada. Et õnneks paljudele meist antakse see lapsepõlves nagu vanemate sellise kallistusega kaasa, eks ole, aga kui seda ei ole, siis peab seda tahes tahtmata, ja mõnel lihtsalt on ka kaasa, isegi kuigi vanemad tegid kõike õigesti, aga on lihtsalt selline meeletu sooritusvajadus, et kuidas siis ikkagi sellega toime tulla ja ikkagi olla endaga rahujalal, et see on minu jaoks olnud see täiskasvanuks saamise protsess. Kuidas sa hindad oma lugemisharjumust? Kui palju sa loed? Mida sa loed? Jaa, mul on olnud elus sellised aastad, kus mul on olnud hästi vähe aega lugeda. Laste kõrvalt on see olnud, ütleme, ma olen tundnud, et seda aega on olnud liiga vähe. Nüüd viimasel ajal mul nüüd kõige noorem laps on 7, seda aega on tulnud juurde ja ma olen saanud hakata ka rohkem lugema ja ma armastan lugeda. Ma armastan lugeda paberil, kuigi ma ka nüüd olen katsetanud seda kuulamise formaati, eks ole.
aga ikkagi mulle meeldib, ma üldiselt vaata, ma olen Kunstiakadeemias õppinud ja ma olen ikkagi pigem nagu see käe ja aju koostöö inimene, et ma pean asjad ise ka läbi kirjutama ja ka oma raamatutesse, mida ma loen, kipun ma ikkagi kirjutama, sodima, alla joonima. Ja ma püüan ikkagi iga päev lugeda, et mul on nagu see ja alati raamatut kaasas kandma 1, 2, 3, et ka ilukirjandus, mida ma pikki aastaid ei lugenud, et ma pigem lugesin siis kas oma mingeid joogaõpikuid või mingeid muid nii-öelda erialast kirjandust. Nüüd ma olen hakanud uuesti nautima ka ilukirjandust just selle teadmisega, et see käivitab ikkagi ajus mingeid teisi piirkondi, mis ka tahavad vahel käivitamist, et ei saa kogu aeg läheneda nagu analüütiliselt, et on vaja ka nagu see loominguline pildi genereerimise aparaat seal üleval nagu tööle panna. Tal on vaja kogu aeg toitu. Jah, mitte kogu aeg võib-olla, aga just nagu vahelduseks, et kuna ma oma töös ikkagi nagu seda erialast teksti mahtu, mida tuleb omandada, on palju, et siis suhtuda ka teistmoodi nagu sellisesse kirjutatud teksti. Aga kus see raamat asub reeglina? Kas ta on, ma täpsustan natuke nii-öelda seda küsimust, kas ta on riiulis, kas ta on öökapi peal on mul ikkagi nagu hunnik ja seljakotis on ühte raamatut, millega ma olen aasta aega tööd teinud, on mul isegi 2 tükki, et üks on töö juures, üks on kodus. Et see ei ole ilukirjandus jah, et ma ikkagi ja ma hiljuti võtsin ette sellise väga puhastava toimingu, meil on kodus ka väga palju raamatuid ja üks sein terve on siis nagu raamaturiiul ja võtsin üle 10 aasta ükshaaval kõikide nende raamatute pealt tolmu ja sorteerisin kõik ära. Siin on luuletused, siin on rootsi keeles, inglise keeles, eesti keeles, vene keeles teemad, ilukirjandus, jube mõnus tegevus, milline nauding. Ma tean, mida sa tunned. Mulle meeldib esiteks see vastus juba sellepärast, et sa loed pliiatsiga nagu, et teed märkmeid. Ma ise tunnen sama, et raamatud, kui keegi annab mulle raamatusoovitus, siis reeglina ma 24 tunni jooksul ostan selle ja ma hakkan teda lugema. Võib-olla ma loen pool aastat jupikaupa, võib-olla ma lähen sinna mingit vastust otsima, aga ma teen seda alati pliiatsite ja nad on kapsad, nad on mul alati iga pool kaasas, kotis, spordikotis, ma lendan kusagile. Ja ma arvan, mis on hästi kasulik idee, et kui ma annan kellelegi teisele raamatusoovitus, siis nad ütlevad, et seda ei olnud raamatukogus, ma ütlen, sa pead tegema selle enda omaks. Su raamat peab olema nii, et ta jääb sinu raamatukokku, et mida suurem on sinu enda raamatukogu, seda põnevam vestluskaaslane, seda põnevam, seda avatum sa oled, sa tolerantsem, sa arendab su kõiki empaatiat, kõik, et ära pane sinna taha sellist ankrut, et seda ei olnud raamatukogus. Sa saad selle raamat, kus sa tahad ja loe pliiatsiga, joonista sinna mingid jaburaid asju, kleebi sinna asju juurde. See on sinu raamat, see pole mõeldudki kellelegi teisele edasi laenamiseks. No samas ütleme, kui mõelda nagu sellist keskkonna aspekti, eks ole, mida me ikkagi ka peaksime mõtlema, siis vaata ilukirjanduse puhul mina olen küll mõelnud, et on raamatuid, millega sa töötad, eks ole, päriselt nii, nagu sa ütled ja mul on neid palju, need on mul enamuses, millega ma nii-öelda töötan, eks ole. Aga selles mõttes, et ma teen nad enda omaks. Aga ma arvan, et ei tasu peljata, aga tegelikult raamatukogu on jube kihvt koht. Et eriti nagu noortel, kes tänapäeval muidugi võib-olla on ikkagi see pildi, ütleme, seriaal ja film on võtnud natuke ka kirjanduse rolli üle, eks ole. Et me vahel oleme hästi kriitilised noorte suhtes, et miks nad vaatavad nii palju ja miks nad binge-watchivad, eks ole, järjest neid seriaale, aga tegelikult mina olen hakanud küll mõtlema, et ei ole vaja olla nii kriitiline. See on nii-öelda ka uus kirjandus, eks ole. See ongi uus kirjandus. Jah, et kuigi ma ütleks, et ikkagi ma tahaks loota, et inimkond ikkagi lugemise ja kirjutamise oskust ei kaota otse nagu, ei asenda seda veel nii pea nagu selle liikuva pildikeelega, eks ole. Et minu meelest, ma ise olen lihtsalt õudne keelefanaatik ja ma nagu, mulle õudselt meeldib lugeda, mulle meeldib erinevates keeltes lugeda ja kirjutada ja ma loodan, et ikkagi see kultuur veel jätkub natuke aeg. Seda on ennustatud, et see ammu juba räägitud raamatute osakaal läheb vähemaks, on minu meelest on tagasi tulnud. Ja ma tahtsin täpsustada seda raamatusse sodimist, et
ma ei arva, et see on õige keskkonna mõttes tõesti, aga samas on üks pikk ja see on üks sügav kummardus autorile, kui sa ostad raamatu, sest tema otsene tagasiside on numbrid. Kui raamatut ei osteta, ta ei kirjuta rohkem. Või ta kirjutab võib-olla vähem. Väga õige. No, mul on see on nagu aitäh. Abikaasa on muusik, eks ole, et noh, see, mis juhtus nagu muusikatööstusega, eks ole, siin 10 aastat tagasi, et noh, kuidas kõik nagu muutus ja absoluutselt ma suhtun täpselt samamoodi, et ikkagi asjad, noh, eriti kui need on Eesti asjad, mis siin salata, noh, kuskil ma ikkagi mõtlen, meie turg on nii väike, eks ole, et kes võtab ikkagi vaevaks eesti keeles kirjutada, raamat välja anda. Noh, ma olen ise ka ühe raamatu kirjastanud linnad inimestele, üks urbanistika ja linnaehituse niisugune piibel. Ehk siis arhitektuuri. Arhitektuur, jah, et noh, see on niivõrd suur väärtus, et meil on ikkagi ka ikkagi eesti keeles teatud raamatuid võimalik osta ja kodus lugeda, mõnuga sodida, nagu sa ütled, eks ole, neid teha enda omaks, et selles mõttes ma olen absoluutselt nõus. See on huvitav. Aga raamatukogu on ikkagi äge, nagu noh, nii nagu juba kontseptsioonina on nii äge, et noortel mina ikkagi püüan oma lapsi ka ikka raamatukogusse nügida. See on ka hea harjumus, et sa pead teadma, mis koht see on, see ei ole. Seal on küll vaikne, aga seal Vaata vanasti ei olnud, eks ole, igasugu Amazone ka, et selles mõttes ta oli ikkagi see koht, noh, need silmad, kus kogu seda teadmist hoiti, et see on juba nagu selline natuke püha peaaegu. Jaa, tõsi. Kas sa oskad tuua välja mingi raamatu, mis on muutnud su elu? No praegu täna ma ikkagi ütleks, et Stephen Covey, kuidas ta eesti keeles on ta ka olemas, efektiivse inimese 7 harjumust. Et see on raamat, millega ma olen nüüd pool aastat vist elanud. Ma ei ole temaga veel päris lõpuni jõudnud, ma toimetan taga edasi, aga ülioluline kogu oma nii-öelda väärtusmaailma ja just nagu nende meetodite töö mõttes nagu võib-olla, et oma töömeetodite ja sellise harjumuste, noh ongi, eks ole, 7 habits, 7 harjumust, efektiivse inimese 7 harjumust, eks ole, see sama, millest me sinuga rääkisime, eks. Et noh, samas muidugi, noh, ma võin minna ka palju nagu kuidagi tiibimaks ja samas ilukirjanduse poole, et noh, kunagi ikkagi nooruses oli minu jaoks hästi oluline Hermann Hesse Siddharta näiteks, eks ole, selline ilukirjanduslik variant budistlikust maailmavaatest, et noh, see Covey võib-olla tundub nagu selline, noh, ta on nagu käsiraamat, eks ole, et kas me tegelikult saame midagi käsiraamatutest, et neid ei peeta nagu kirjanduseks, eks ole. Aga teisalt, kuivõrd olulised meie elus võivad ikkagi õiged juhised olla, kui me oskame neid päriselt kasutada. Noh, mitte lihtsalt sa ei loe seda raamatut, vaid sa teed ta enda omaks, nagu sa ütlesid, eks ole, hakkad iga päev seda elama ja kui ta on sinu raamat ja ta on nagu joonistatud, siis sa saad, kui sul on mingi küsimus, sest noh, me unustame palju, mis me loeme, siis me saame tagasi minna ja me saame sinna, see joonistus jätab meile meelde, kus see asus. Minul endal lugemisharjumust noorena ei olnud, et kuidagi ma suutsin viibida sellest. Aga kui ma selle endale sain ja suurema lugemisharjumust sain umbes 5 aastat tagasi, ma korra peegeldan seda natuke ja ma kuulasin ühte helisalvestust, kus räägib selline tegelane nagu Jim Rohn ja ta ütleb väga kihvtilt, et tema rääkis 70-60-ndatel sellest, et kujutate ette, et maailmas on olemas edukad inimesed ja nad kirjutavad oma elust raamatu. Nad teevad neid samu asju, mida me kogeme iga päev. Ja need on näiteks 50 inimest. Ja neil on hästi sarnased lood. Nad on hästi sarnased lood ja nad kirjeldavad seda raskust ja lihtsust ja mis see meile andis. Ja me oskame lugeda. On inimesed, kes kirjutavad oma, kuidas olla edukas ja me oskame lugeda, aga me ei loe neid. Et see on nii lihtne, me oskame lugeda, on raamatud, aga me ei loe. Ja siis ta pani mind mõtlema, mõtlesin. Ja esimesed 5 raamatut ma õppisin lugema. Ma küll tundsin neid tähti ja sõnu ja lauseid, aga mu meel kogu aeg huvitas. Ja peale seda on nii, et kui ma täna loen hommikul näiteks kusagil kohvikus või ma armastan just hommikuti lugeda,
see paneb mind päevaks valmis ja siis, kui ma loen, siis keegi patsutab õla peale, siis ma ei reageeri esimesele puutele, kes ma lähen upun sinna. Aga see oskus tuligi harjumusega. Mitte need esimene kord loed näiteks, mõnikord ma loen investeerimiseks, mõnikord lihtsalt maailmavaadet parandada, mida iganes. Et see on õppida lugema ja paar raamatut peaks läbi lugema. Absoluutselt. No vaata just, et ma vaatan omal ka lapsed, et see on nii erinev, et kuidas, kes nagu õpib seda teksti päriselt just nimelt omistama, et loomulikult nad kõik oskavad lugeda ja oskavad, eks ole, neid tähti kokku panna ja sõnu ja lauseid. Aga et kas sa jõuad nii kaugele, et sa nagu selle endaga nagu ära sünteesid, eks ole, et sa lased ta endast läbi, et ta midagi sul käivitab, et see vajab harjutamist. Absoluutselt nõus, et miks meil see kohustusliku kirjanduse teema, mida kõik nagu vist on vihanud, eks ole, koolis. Mina õppisin ju Rootsis, meil tegelikult eriti oli, aga mitte sellisel kujul ja nii nagu selline kohustuslik, nagu Eestis on alati olnud, eks ole, kohustuslik kirjandus ja see ei ole võib-olla kõige nagu armastatum osa, eks ole, et aga selles on oma point, et ja on ka mingisugused sellised teosed, ma arvan ikkagi kirjandusloos, mida võib-olla võiksi vähemasti proovida läbi lugeda, mine tea, võib-olla haagib. Tõde ja õigus on hoopis teine raamat, kui sa oled 30-aastane. Seda ma usun ka ja minul oligi see häda, et mina teda kohustuslikuna ei lugenud. Mina lugesin teda sellepärast, et ma olin Rootsis ja mul oli suur Eesti igatsus, eks ole, et minu jaoks oli tal juba siis oma nagu selline huvitav teistsugune. Me tuleme kohe see Rootsi juurde tagasi. Ma puudutan ühte teemat meie vestluses on see, et ma valmistan ette ühte kõne praegult üheks, sest ma käin koolis rääkimas ettevõtetes ja nüüd ma valmistan ühte kõne ette ja seal kõnes oli läbi selle ma vaatasin erinevaid videosid. Ma loen, mitte et ma kedagi püüan kellegi teksti võtta, aga mulle meeldis väga Denzel Washington, kes on siis näitleja ja ta ütles ühes kooli lõpukõnes, et meid on õpetatud nii, et alati, et sul oleks turvaline ja sul oleks see koht, kus sa alati saad tagasi astuda ja tee endal see turvaline paik, kus sul on hea olla. Ja ütles, et ma ei saa sellest aru. Ma ei saa sellest aru, et inglise keeles oleks if you gonna fall, then fall, not fall back, fall forward. Et tema elus on nii, et alati kuku edasi. Et sul juhtus mingi asi, kuku edasi, siis sa näed, mis sind lõi, miks ta lõi, millal ta tuleb, kuidas järgmine kord saaks ennetada. Et kui sul on võimalus olla kusagil kaevikus peidus, siis sa näed, et seal on turvaline ja sa jääd sinna. Ja see oli nii liigutav, kuigi see oli 3 lauset. Ma lugesin, mõtlesin, täiesti lõpp, meid on õpetatudki nii, et ära liialt riskeeri, kalkuleeri, aga siis saab elu otsa. Kuidas see sinuga resoneerub? Kas sa elus näed seda, et sa oled, ma tean, et sa ei ole, aga kuidas tundub, kas sa... Mul vist ei ole täitsa nagu on puudunud, et selles mõttes ma olen ikkagi pigem hüpanud kogu aeg pea ees vette igal pool ja mitte olnud valmis millekski, mis minuga on juhtunud. Et selles mõttes nagu mult on ka paljugi, sa olid valmis selleks, et sul esimene laps sündis. Kuidas sa saad valmis olla selliseks asjaks? No ei saa. Sealt sa tagasi ei saa kasvada. Ei ole võimalik. No just, eks ole, et ja samas vaata see turvalisus, jah. No ma arvan, ma nagu olen võib-olla natuke vahel ma olen küll mõelnud, et võib-olla võiks natuke nüüd rahulikumalt ja nüüd ma arvangi, et see jälle seesama täiskasvanuks saamine, eks ole, et võib-olla nagu ei ole vaja enam hüpata igal pool, eks ole, aga mingis eas ikkagi see, et ikkagi sellest mugavustsoonist välja tulla, see on oluline, et muidu sa ei näe uusi asju, sa ei näe, sa ei avarda lihtsalt oma seda taju, eks ole, et sa raiskad võimaluse olla inimene, seda taju avardada, eks ole, et fall forward. Fall forward, see on väga hea nagu, mulle meenub sellega seoses kohe nagu väga muidugi füüsiliselt see, kui ma ise nagu siin aastake tagasi nagu kokku kukkusin esimest korda elus ja siis just nimelt fall forward ehk siis nagu vastu oma köögilauda ja nägu verine, eks ole, et aga sellest oli väga palju kasu. Ma tõesti kukkusin ettepoole. Mitte sellest ei olnud kasu, et ma ettepoole kukkusin, vaid see, kuhu see mind on toonud, see protsess, ma olen üli nagu tänulik selle eest. Mulle meeldib, kuidas sa leiad sellest kukkumisest selle sama asja ja kuigi ma vastasin juba sinu ees, siis
see on üks selline harjumus. Inimesed arvavad, et see ettepoole kukkumine, et see on nagu elu viib su sinna. Ei, see on valik. See on suur valik ja koolid valmistavad meid ette eduks. Et kui sa oled edukas, siis õpi neid ja neid asju. Aga ta peaks meid ka rohkem ette valmistama ebaeduks, sest ebaedu on see, kus sa kukud ja kukudki edasi ja siis öeldakse, et edukas. Võib-olla see on ka see, vaata see julgus ikkagi, julgus eksida, eks ole. Kuidas leida see julgus eksida, et see kooli teema, üldse see hinded ja kõik see asi, eks ole, see on ikka hästi nagu keeruline, et kas ta tegelikult avab selle noore inimese potentsiaali või pigem sulgeb, eks ole, et kuidas nagu hoida seda haridust ikkagi nii, et ta ei sulgeks nii väga seda potentsiaali, see on jube raske. See on väga keeruline ja ma arvan, siin vajab nagu muudatusteks on vaja mitte aastaid, vaid 10-20. Ja ma arvan, see ei lõpe kunagi, sest et tegelikult ma arvan, see vastuolu peitub ikkagi selles, et on üks õpetaja ja ükskõik kui mitu last, et nii kaua, kui see on üks ühele protsess, nii kaua ollakse nagu sellises võrdses kohas, kus on ka võimalik eksida ja kukkuda ja teineteisega siis saada seda tagasisidet, olla teineteisele mentoriks. Aga kui sa oled õpetaja ja sa ikkagi mingil määral pead kontrollima, eks ole, siis tahes-tahtmata tekib standardiseerimine, tekib see, et see vastus on õige, see ei ole, eks ole. Kuivõrd tegelikult võib-olla on 6 õiget vastust, eks ole, mida sul võib-olla enne lasteaeda laps oskab öelda, pärast kooli kindlasti enam ei oska. See oleks täielik kaos, kui õpetaja ütleks, et praegult teadaoleva info puhul on see, mis ma teile ütlen, tõde. See võib muutuda. Aga nii on. Tegelikult. Nii ongi, aga lastel on selle võimaluse. Võib-olla see on ka okei, et me peame käima läbi, nagu me kõik oleme ju, mina veel olen alustanud, eks ole, nõukogude aja koolist, eks ole, oma need esimesed 3 aastat ma käisin ikkagi nõukogude koolis siin toonases 7. keskkoolis, eks ole, kus oli väga nagu, mul oli imelik soeng, mul oli lühike pea ja taga oli saba ja ma pidin kandma rätikut, sest nii ei olnud paslik, eks ole, et ajad olid teised, aga vaata, selles mõttes ka nendest aegadest midagi on kõikides piirangutes, eks ole, et võib-olla seda enam pead sa vaatama nagu seal selles kooli reglementeerituses pead sa õppima, vaatama sissepoole, et leida seda, mis on sinus unikaalne, eks ole. Ja. Ma tulen korra tagasi Rootsi juurde. Kas see oli Fall Forward või mis seal juhtus? No Rootsi, vaata, mina olin 10-aastane, oli mul just 10. sünnipäev, siis läks mu isa toonane naine, see oli aasta 89, ma ei tea, kas sa, kui vana sa siis olid, kas sa olid sündinud? Ma 89, ma olin 5-aastane. 5-aastane, okei. No ühesõnaga, sa ilmselt väga palju sellest ajast ei mäleta, see oli hästi keeruline aeg, eks ole, ja siis isa naine mul pani siit plehku ja siis isa muidugi talle siis organiseerisime endale mingisugused võltspaberid ja kuidagimoodi saime siis isaga talle järgi mindud ja isa justkui oli siis selle ultimaatumi ees, et kas ta jääb oma siis abikaasast ilma või peab jääma ka Rootsi, eks ole. Et need otsused, ütleme nii, et tehti nagu minu eest, et mina lihtsalt olin oma roosa seljakotiga ja leidsin, et see kõik oli väga põnev seiklus, eks ole, et ma arvan, et muuhulgas sealt sain ma kaasa sellise harjumuse, et natuke ikkagi ka seda negatiivset nagu mitte väga vaadata ja blokeerida, et pigem võib-olla nagu liiga aktiivselt sinna ettepoole kukkuda kogu aeg, eks ole. Et tahes tahtmata on elus ikkagi ka need varjuküljed ja vahel on võib-olla kasulikum ikkagi nendele varjukülgedele ka otsa vaadata, et minu jaoks see tähendas seda, et ma ikkagi kogu oma suguvõsast ja kõikidest senistest sõpradest jäin ilma. Võib-olla nägin neid heal juhul unes, muidugi mul läks seal selles mõttes väga hästi, et seal on Stockholmi Eesti kool, mis oli fantastiline nagu selline kogukonnakeskus ja uued sõbrad ja minu jaoks oli see kõik põnev. Aga kuskil öösiti ma ikkagi nägin unes Eestit, eks ole, kogu aeg, et esimesed 2 aastat me ei saanud siia ka tagasi nii-öelda käima tulla, et tänu sellele, et me siis seal taotlesime seda nii-öelda elamisluba. Siis, kui ma juba sain siin hakata käima, siis ma muidugi sain, ütleme, ma olin võib-olla 12-13, siis ma sain ikkagi aru, et see on see koht, kus need nii-öelda minu inimesed on ja kui ma sain juba ise hakata oma otsuseid tegema, siis peale gümnaasiumi ma tulin kohe tagasi,
Vahepeal olin veel aastaks Inglismaal vahetusõpilane, mis oli ka väga tore, et Inglismaal on minu südames alati väga eriline koht. Aga kuidas see valik sündis? No vaata, ma olin siis, eks ole, mul isa oli Estonia peal, kui ma olin 15, siis ma sattusin siis elama kahe toreda noore inimese juures, kes olid siis toona 26-27 ja võtsid mind oma hoole alla nii-öelda, siis ma käisin 2 aastakest koolis ja siis me nagu arutlesime, et tore oleks nagu nüüd kuidagi siis teha selline vaheaasta. Ma olin 16-17, olin siis Inglismaal selle aastavahetusõpilasena. Kuidas see valik Inglismaa kasuks langes, ma isegi ei oska niimoodi öelda, miks, aga kuidagi see nii läks ja kuidagi ju siis mind nagu see Inglismaa tõmbas. Hästi kihvt aasta oli see kõigile noortele, ma ka koolides alati, kui ma käin, ütlen, et kui vähegi võimalus ja see tõmme on, siis kindlasti minge, et see, kuidas uus keskkond paneb sind proovile, paneb sind vaatama endale, kuidas ta paneb sind vaatama ka Eestile mõnes mõttes, eks ole, et see on hindamatu. Ja mulle, ma ütlen, et kogu see näiteks inglaste kuidagi olemine minu jaoks oli kodusem kui rootslaste olemine võrreldes Eestiga, et meil kuidagi oli selline sarnane 2 jalaga maa peal, natuke must huumor. Ja, ja. Et mulle see on, siiamaani ma väga naudin, ütleme kogu see Brexiti saaga on muidugi oma, et ajalooline ja ajaloost, ma arvan, ka palju tingitud nähtus, et eks nad on praegu raskustes Inglismaal vaieldamatult. No igal juhul see nii nende riikide vahetamine, õppimine, et see andis võib-olla selle alguspunkti, et kes sa oled inimesena ka. Ta kindlasti mõjutas väga palju, et ma arvan, et ka Rootsi oma sellise toonase, ikka veel nagu sellise Olof Palme tuules heaoluühiskond ilma sõdadeta pikalt arenenud, et kindlasti see mind ja minu väärtushinnanguid on mõjutanud. Sul on vabalt rootsi keel kõnes ja kirjas, mis on selline oskus, et väga hea selles mõttes, et ta avab sulle kogu Skandinaavia hoopis teistmoodi, et Norra ja Taani tuleb üsna kergelt juurde ja ei huvitav. Ma arvan, et Eestil Põhjamaadega ikkagi on oma täiesti selline nabanööri side omal moel olemas, et võib-olla vahel rohkemgi kui teiste Balti riikidega. Väga hästi või väga äge vastus. Mulle meeldib see, et kuidagi edukatel inimestel on pahatihti see hästi sarnane, et elu tegi ise need fall forward'id. Kuidagi, seal on mingi alge, see on meie vanemates või nad olid leidlikku maad, nad juba testisid. Neil oli justkui sama info, mis on meil täna kätte saada. No kuskil ma arvan ikkagi on oluline ka see, et sul on olnud see mingi kas või üks suhe, mis on olnud lapsepõlves väga kindel ja väga selline tingimusteta. Et sul peab selleks, et ikkagi julgeda kukkuda, peab sul see mingisugune usaldus olema. Et seda kõike saab tagantjärele parandada. Ma ütlen, et keegi ei ole lootusetu juhus nii-öelda, et kõigil on võimalus edasi areneda ja mina olen ka oma elus pidanud väga palju lootma nii-öelda võõraste või juhuslike inimeste headusele, eks ole. Aga lapsepõlv, kodu on nagu üliolulised ja lihtsalt see võib-olla sa oled kasutanud hästi mitu korda seda edu sõna, et see on minu kõrvus on see hästi nagu ohtlikuna kõlab, et mida me tegelikult läheme selle edu all püüdma. Et ma arvan, noortel võib-olla nüüd isegi vähem, kui ütleme meie vanustel on nagu see 90-ndad vist oli selline meeletu nagu edu, 90-ndad, 2000-ndad, et nagu edu, see oli ka hästi kuidagi materialistlik võib-olla see edu nägemus toona. Et kuidas jõuda nagu ikkagi nagu sinna endale lähemale, et lähtuda sellest, mis siis päriselt on, et sinu väärtused, kust need tulevad, mis need on, mis sind ikkagi õnnelikuks teeb. Vaata, tööd sa teed ka nii suure osa oma ajast, et jällegi noortega, kui ma räägin, nad küsivad, mida minna õppima, eks ole, et kuidas ma tean, kas ma sellel erialal hakkan tööle. No ei teagi elu sees, sa ei tea, mis töö on, mis töö hakkab olema. Ma olen õppinud arhitektiks, eks ole.
täna, kus ma töötan, kas ma saan seda kasutada, noh muidugi kuidagi saan, eks ole, aga haridus annab nii palju enamat kui mingisuguse eriala, eks ole. Mingil määral sa võitled ju, ma olen väga palju lugenud selle kohta, et just see, et meil oleks veel, jääks puud alles ja teisalt, et linnapilt ei oleks parema elukeskkonna eest. Et sa kasutad tegelikult neid teadmisi väga absoluutselt, aga noh, hoopis võib-olla teistsugusel moel, kui ma oleks nagu kooli ajal ette kujutanud, et ma ju ka ikkagi õppisin 2 korda kauem, kui oli ette nähtud sellel erialal, 10 aastat ma käisin ülikoolis ja mitu korda ikkagi mõtlesin, et kas ma peaks vahetama, noh see minu lõputu identiteedi otsing, mul abikaasa ka alati naeris, et noh järjekordne identiteedikriis, et võib-olla oligi kogu aeg ma otsisin seda nagu, et kelleks ma ikkagi tahan saada ja siis see nagu vastus, mis mulle siin üks päev nüüd mõned kuud tagasi tuli, et ma ei tahagi kellekski saada, ma tahan iseendaks saada, et oluline on need väärtused, need põhimõtted, mitte mingi positsioon, mitte nagu eriala, need võivad muutuda ja ma arvan, et elu korraldus läheb ka üha enam sinna, kus need erialad saavadki muutuma, eks ole, need rollid, sa oled fotograaf, mis sa siin praegu teed, hoopis teistsugust asja, eks ole. Ma tegelikult 10 muu asja. No just, aga samas sa teed oma asja, eks ole. Nii väga oma asja, täpselt seda, mis sa tahad teha, eks ole, ja mis saaks olla veel õigem ja parem. Ja mis ka sellest jutust välja tuli, see edu, et me peamegi nendest asjadest rääkima, sest üks sõna tähendab erinevate inimeste jaoks erinevaid asju. Kindlasti. Et mõne jaoks on üks sõna, mis tal perekonnast tuleb kaasa, et tihti on see, et eestlased, me näeme seda palju, et edu. Me näeme väga palju seda, et kui 2 inimest kohtuvad ja ühel läheb paremini, siis automaatselt see, kellel läheb natuke halvemini, talle ei meeldi see, kellel läheb hästi. Sest kuidagi maast madalast on öelda, et see jõukus või midagi, et sa oled edukam, järelikult ta võttis selle kellegilt. Et tegelikult on ju kogu see võime edu tuleb koos vastutusega. Nad ei saa sellest aru, et kui sa võtad rohkem vastutust, siis mingil määral teised inimesed näevad siin kõrgemal positsioonil ja kui sa positsioonil, siis sa oled kellegi jaoks kohe vaenlane. Et mina ise olen sellest lahti lasknud, et kui keegi teeb midagi halvasti, siis ma ei jää kinni selle külge, mida ta halvasti teeb, vaid otsin tast positiivseid külgi. Ma tahan talle lähemal olla, ma tahan sellest arutada, ma tahan küsida, kuidas ta sinna jõudis versus see, et mida ma väga palju kohtan, et näed, vaatame, kuidas tal läheb, et ma ei tea, see ikka ei saa olla nii. Võib-olla üldse, kui palju me peame nagu selle teiste, esiteks see edu, see sõna, mis tähendab siis erinevaid asju. Kas me saame üldse öelda kunagi, et kellegi teise kohta, et tema on edukas? Kus sa tead? Et ta võib olla mingil tohutu peenel positsioonil, aga võib-olla ta võtab, ma ei tea, 6 erinevat ravimit ja tegelikult on nagu endaga täielikus augus, eks ole, et selles mõttes, kuidas võib-olla ei ole mõtet väga palju ka teiste inimeste eduga selles mõttes tegeleda, et tuleb, ma ei taha öelda seda nagu, see kõlab võib-olla egoistlikult, et tuleb tegeleda iseendaga, aga tuleb tegeleda nagu ma olen mitu korda rõhutanud seda enda väärtuste otsimist, eks ole. Et see on üks selline ütlus, et vabadus on julgus toimetada oma südametunnistuse järgi, eks ole. See nõuab töötamist iseendaga, et see julgus ei tule iseenesest, et me kõik kardame seda, mida teised inimesed meist mõtlevad, me oleme väga palju mõjutatud stereotüüpidest, et sellest kõigest astuda läbi, võiks tegelikult iga päev võtta, ükskõik kui vähe, aga iga päev võtta mingi hetke, et vaadata enda sisse. Kui ma võtan ise selle paari sõna kokku, siis mulle väga meeldis, ma ise sain nii palju võib-olla samu mõtteid, aga teise sõnastusega kõik see tee raamat enda omaks, küsi enda käest, mida see olukord mulle õpetas, endaks kujunema, kes ma olen, kelleks ma tahan ise endaks saada, ma ei tahagi keegi teine olla. Ja fall forward, see kogu see lugu, mis sa jagasid Rootsi, Inglismaa õppimine, et just kui et need, kellel polnud sellist võimalust teha neid raskeid valikuid, võib-olla neil just ei vedanud.
Mis oleks selline asi, mis sa meie kuulajatele annaksid, see võib mingi selline tööriist, mille peale tasuks mõelda ja mis aitas sind ja aitab ka tõenäoliselt kedagi teist? Et tegelikult seesama asi, et iga päev ikkagi kujundada endasse harjumus, vaadata enda sisse ja võib-olla aitab ka see, et selleks peegliks võib olla ka kirjutamine. Et kas või iga päev kirjutada üles, mis oli selles päevas see, mis mulle andis energiat, mis oli see, mis oli vaevarikas või mis on üldse need teemad, mis mind nagu päriselt, mis annavad energiat, see tunne, et ma sain nagu oma tassi nüüd nagu täita natukene, et võib-olla sealt kasvab midagi ja võib-olla siis ka vaadata otsa sellele teisele poolele, et mis olid need rasked hetked, et meil on nii palju täna nagu selles argielus neid tähelepanu püüdjaid, et võib-olla meil on abiks, kui me siis suuname seda tähelepanu justkui nagu teadlikult või isegi vahel jõuga nagu sissepoole ja pliiats ja paber kirjutad üles, vaatad seda nagu peeglit ja teinekord loed ja vaatad, palju siis on seda nii-öelda täitvat, energiat andvat, palju on seda, mis energiat võtab, et kas need asjad on tasakaalus, et kas ma suudan ikkagi, kas ma annan endale aega ka välja puhata sest elu ongi nagu selline pingutuse ja lõdvestuse, sa oled sportlane, tead ka, eks ole, endine sportlane. Aga see on sulle tuttav, eks ole, et lihas ka tahab, eks ole, mõlemat, mitte ainult kogu aeg pingutust, et siis ta ei arene, kui ta ei saa ka seda nagu lõdvestust. Sport on mäng. Jah, aga elugi on selles mõttes mäng ja mängu juurde käib ka nagu see lõdvestus ka, et anname endale ka seda taastumise ja puhkamise aega, et tihti me nagu mõtleme, et mida ma lösutan niisama, aga see võib olla ülioluline. Analüüs ja mäng. Jah. Väga hästi öeldud, väga ilus vastus. Ma olen väga tänulik. No mina sulle ka, oli väga põnev jutustada. Aeg läks hetkega, väga tore. Ma usun, et nii palju oleks veel rääkida, aga hoiame seda saate formaati. Aitäh sulle! Aitäh!